Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küme taas kord siin. Täna räägime natukene nendest maskidest. Mitte, et nad halvad oleks, vastupidi, nad on väga head. Aga inimesed viimastel päevadel on leidnud maskide seest, eelkõige selliste seest. Mul on siin sellised sinised maskid, täiesti tavalised, ühekordsed meditsiinilised maskid, mida inimesed on kandnud viimased, ma ei tea, 50 aastat või nii kaua, kui need maskid on olnud. Arstid on kasutanud neid kogu aeg ja kellegagi pole midagi juhtunud, aga nüüd, kui koroona tuleb, siis kohe maskid on halvad. Aga tegelikult see, et kas maskid on halvad või head ja kas nad toimivad, kahtlemata mask ei toimi ju nüüd 100%, on ju, aga piisab sellest, et ta toimib näiteks 10%, see on ka suur asi. Aga viimasel ajal on nüüd internetis ja eelkõige Facebookis ja YouTube'is hakanud levima mingid haiged videod, on ju, kus inimesed väidavad, et nad on fucking, ma ei tea, maskide seest uisse leidnud. Ma olen nagu, Jesus fucking Christ, mida te ajate, on ju, mis kõik on nagu täiesti segi läinud, on ju. Ja täna ka Facebookis leidsin ühe video seoses nende maskidega ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et mis asja, et mis kuradi jura te ajate ja siis täna ma otsustasin, et koos teiega me vaatame mõningaid videosid, mis ma täna nende maskide kohta leidsin. Loomulikult mingi terve hunnik inimesi lihtsalt protestib Tallinnas mingi seaduseelnõu vastu või midagi. Väidetavalt nad kardavad, et ma ei tea, politsei tuleb neil ukse taha ja lambist tuleb koju sisse ja mida kõike veel ja ma ei tea, inimesed, ma ei tea, sunniviiselt saaditakse, ma ei tea, koroonavaktsiini tegema ja ma ei tea, ühesõnaga mingid täieliku jura ajavad seal. Aga nemad on ka maskivastased, muidugi üks kõneleja, kes seal oli, täiesti normaalselt, mask oli ees, aga ajas mingit lolli juttu. Nii et on siis maskivastane või ei ole, on ju. Ülejäänud normaalsed Eesti inimesed, kes nagu üritavad nagu olukorda nagu paremaks teha, on ju, kannavad maske, olukord on paranenud, igapäevaseid haigestumisi on vähem ja vähem olnud viimase nädala jooksul vähemalt. Nii et siin vahepeal oli 2000 peaaegu päeval ja nüüd on juba kuskil 500 kandis päeval, et olukord paraneb, aga see olukorra paranemine võtab kõik aega. Aga nüüd on leidnud mingi ajuvaba viis jälle, kuidas põhimõtteliselt näidata, et maskid on halvad ja ärge kandke maske ja kõik on jama lihtsalt. Siit siis vaatamegi nüüd mõnda videot, nagu te näete, siis siin on üks video ja siis mul on siin veel üks video. Põhimõtteliselt inimesed siis väidavad, et need, mis siin on, need asjad, need mustad asjad, et need on mingid ussid või mingid parasiidid, et kui sa maski ette paned, siis sa lihtsalt, ma ei tea, hingad neid parasiite sisse nagu mingi, ma ei tea, mis asi on ju, oi jah, ma panin maski vabse tagurpidi peale. Et ma ei tea, et hingad neid parasiite sisse, on ju, ei ole parasiidid ja need ei tee su kehale suure tõenäosusega mitte midagi, on ju, et inimesel on selline asi nagu limaskest, on ju, mis püüab kõik sellised pisikesed tolmuosakesed ja asjad kinni, sellepärast inimestel vahepeal tuleb vaevastamine ja siis nad lihtsalt väljutavad need asjad, nii et jah, sellistes maskides loomulikult, kui neid pikalt kanda ja nagu neid katsud liiga palju, siis siit seest hakkavad tulema selle maski enda kiud, sellised pikad kiud hakkavad tulema ja need on ebamugavad ja need kipuvad ninna ja suu minema. Kuna ma ise töö juures vanasti eelmises töökohas kandsin neid maske põhimõtteliselt iga päev, siis 12 tundi kandsin, ma ei tea, midagi nagu juhtunud, et nagu ma ei saa aru, et milles siis nagu probleem on, et miks neid maske kanda ei või, inimesed ei saa lihtsalt, nad lähevad 10 minutiks poodi, on ju, mõned lähevad 10 tunniks, aga nagu kui raske sul on ette panda mingi 20 sendine mask, on ju, saad igast apteegist osta, ma ei tea, paned ette, lähed poodi, kõik on tore, on ju, saad osta ka riideist maske, on ju, igalt poolt neid müüakse, on ju, nagu kui raske on see mask ette panna? Tuleb välja, et väga raske. Inimesed lihtsalt leiavad mingeid tobedaid vabandusi, et neil on mingid terviseprobleemid ja mingid asjad, okei, mõnedel ilmselt ongi, aga nagu neid, kellel need probleeme on, nagu probleeme üldse nagu on, need on väga palju tekkinud, et nagu veits imelik. Aga okei, vaatame siis seda videot, see on pilt, nagu ma aru saan, siin on video ka, on ju,
nagu me näeme, on ju, neil on tehtud mingi homemade makeshift, ma ei tea, mikroskoop. Heli sellel videol ei ole. Nagu me näeme, siis ega need ei liiguta. Vaatame, kas siin on veel mingeid asju. Siin on see video, mingid kommentaarid ka. Minul on ise tehtud riidest mask ja ostetud riidest mask ka, no ei lasta ju muidu poodi. Loomulikult ei lasta ja poodidel on igasugune õigus teha oma reegleid. Softmed. Mul on ka seesama Softmedi mask, ma ei saa aru. Nagu siia on isegi trükitud Softmed, täpselt sama meditsiiniline mask, nagu ma ei tea, siit nagu vaadates nagu ühtegi nagu ussi ei näe otseselt, et noh, parajalt bullshit on ju. Tahad öelda, et valguse ja luubiga nägi neid või? Ma ei usu, et tal luup nii suure suurendusega on. Aga okei, tal on ilmselt mingi muu asi on ju. Siin on mingi, et stop fake pandemic ja asjad ja siin on veel mingi video. Ses suhtes, et on näha, et see nagu liigutab, on ju. Okei, fine. Kui ma näeks nüüd stoppi ka, on ju. Me näeme videost, et need liigutavad justkui, on ju. Aga mis tegelikult on, nagu ma ühest videost aru sain, need tegelikult ei liiguta, sellepärast, et nad ei ole loomad, tuleb välja. Tegemist on lihtsalt mingite taimsete kiududega, mis lihtsalt juhuslikult, kuna nad on kuivad ja kui me hingame nende peale, siis loomulikult juba sellega, et õhuvool on ju, kuna nad on nii pisikesed ja siis, kui sa neile peale puhud, on ju, siis loomulikult väiksed asjad kipuvad liikuma hakkama, eriti kui nad ei ole kuskil kinni nagu reaalselt. Ja kuna tegemist oli mingi taimekiuga üldse, siis kuna ta on kuiv ja kuna sa hingad nagu õhuniiskust välja, siis tõmbavad niiskust sisse ja siis need liiguvad natukene. Ma saan aru, kui sa paned selle nagu lihtsalt mikroskoobi alla ja see lihtsalt ise lambist liigub lihtsalt kuidagi niimoodi ujub nagu fucking spermatosoid, on ju, siis loomulikult on see ilmselt mingi asi, on ju. Väärteave, väga naljakas. No nii, vaatame. Zum 24.03.2021, 18:13 Uhr. Okei, see on mingi saksagne video. Genommen. In dem Fall außen, innen ist nichts zu sehen, aber das lag natürlich auf den anderen Masken auf. Bewegt es sich. Ja, also auch in den Atempausen ist eine Bewegung zu sehen. See ilmselgelt ise vabatahtlikult ei liiguta nagu. Peab natukene vaeva nägema ja siis võtame selle video ette, mis siin on. Kuna Facebookis levivad teeme natuke suuremaks, kus inimesed leiavad need ühekordsete näomaskide seest mingisuguseid veidraid. Nii. Ilmselt mingi mees räägib, ma ei tea, kes see on, see ei ole see, kes siin nurgas on. Aga vaatame, mida see härramees siis siin räägib nende maskide kohta. Ilmselgelt mõnes mõttes BS, aga noh, okei, vaatame, mis tal siis öelda on. Tere, Andreas siinpool. Kuna Facebookis levivad meil viimasel ajal sellised videod, kus inimesed leiavad need ühekordsete näomaskide seest mingisuguseid veidraid, usse või traate meenutavaid asju. Ja põhimõtteliselt kohe alguses nagu lihtsalt mingi järeldus on ju, mingi asi leiti kuskilt, automaatselt, mingi uss, mingi traat on ju. Aga kui sa tead, et see uss on? Aga kuidas saad sa öelda, et tegemist on ussiga? Loomulikult ma ei saa öelda, et see ei ole uss, aga teatud inimesed, teadlased on võtnud vaevaks, et nagu uurida, et millega tegu on ja nad on leidnud ka vastuse, aga sellest natuke hiljem. Et nagu, kust nagu inimesed saavad võtta, et nad näevad, et mingi asi on ju, see on musta värvi, automaatselt, uss, mingi parasiit on ju, kohe
kohe mingi suur kuradi laine läheb lahti, on ju, kõik hakkavad rääkima, kõik hakkavad arvama, et oi, need on mingid ussid, on ju, mingid parasiidid on maskide sisse pandud, mingi vandenõuteooria, on ju, kõik on mingi täitsa, ma ei tea, mis asi, on ju, inimesi üritatakse, ma ei tea, aju pesta, ma ei tea, mingi kõike veel. Jop, asjad päris nii ei ole. Sa saad järeldusi teha ja öelda, et tegemist on usside või asjadega ainult siis, kui sa reaalselt võtad tolle sealt maski pealt võtad ära, paned katseklaasi või elektronmikroskoobi alla või teed tal mingeid teste, on ju, ja siis sa saad mingi tulemuse, on ju, ja siis sa saadki teada, et mis asi ta nagu päriselt on, alles siis sa saad öelda, mis asi see on, mitte niimoodi, et ma vaatan peale, ahah, noh, see on uss raudselt, see on raudselt uss, on ju, vaadake kõik siin, ussid on peal, on ju, et hakake kohe nüüd massiliselt nagu arvama, ärge maske kasutage, ussid on peal, on ju, meid üritatakse mürgitada ja asja ja mingit värki ja nagu, come on. Ei saa päris kohe niimoodi võtta, et ma võtan lihtsalt ühe asja ja ütlen, et ahah, see on nüüd raudselt see, on ju, et nii ongi, noh. Uskuge kõik. Ei saa, ise peab nagu kontrollima ja fakte uurima ja vaatama, millega nagu reaalselt tegu on ja nagu lihtsalt lambist ei saa öelda, et oi, need on mingid ussid ja parasiidid, nagu kindlasti mitte niimoodi need asjad ei käi. Mis sooja õhu peale justkui ellu ärkavad? Sooja õhu peale justkui ellu ärkavad. Ma vaatan, et sa oled praegu toas, ilmselgelt. Lamp on üleval. Lambist eritub ka sooja õhku, küll väiksel määral, aga siiski natukene. Ja kuna sa oled toas, siis nagu õhk nagu väga palju ei liigu, seal toas on ilmselt soe, et juba siin on see, et ta väidab, et ainult sooja õhu peale hakkavad liikuma, mis tähendab seda, et nad hakkavad liikuma, kui sa puhud nende peale. Üldiselt enamus inimesi, kes nagu on füüsikatunnis käinud, saavad aru, et kui sa asjade peale puhud, eriti väikeste asjade peale, siis nad kipuvad liikuma hakkama. Nagu, come on, reaalselt, kui ma puhun ainult selle, mis kõrva taha läheb, selle peale on ju isegi suhteliselt õrnalt, lihtsalt niimoodi. Ma isegi ei puhu kõvasti, me näeme, et see hakkab liikuma, on ju. Kui see on mingi üks, ma ei tea, 100 või 1000 millimeetrit on tolle nii-öelda ussi läbimõõt, siis ja kuna ta on siin pinna peal ainult mitte siin nagu sees, siis ilmselgelt ta hakkab liikuma ainult sellega, et sa puhud ta peale ja siis sa teed järelduse, et oi, et ta liigub nüüd ise. Ja kohe kindlasti mingi eluta asi iseenesest ellu ei ärka puhtalt sellega, et sa puhud ta peale. Nagu inimesi oleks väga lihtne elustada, kui põhimõtteliselt, et inimene on surnud, on ju, ma puhun ta peale, ta ärkab lihtsalt ellu, sellepärast, et sooja õhk, ainus, mis selle tüübi suust vist terve selle video juures välja tuleb, ongi sooja õhk, sellepärast, et tema faktid ja asjad ei pea ilmselt väga paika. Siis otsustasin ka mina teha sellise katse ja kasutada seda enda tehtud mikroskoopi. Seda ei saa väga mikroskoobiks, seda saab rohkem suurendusklaasiks, sest mikroskoobid suurendavad 1000 kordi, see võib olla mingi 50-60 korda kõige rohkem. Mitte see ei ole mikroskoop, kohe kindlasti mitte. Mis koosneb siis sellest laseriläätsest, mida saab väga lihtsasti koera ja kassi lasermänguasja seest. Tegelikult koera ja kassi lasermänguasja seest päris seda ei saa, sellepärast, et laserdiood, mis nendes mänguasjades on üliväike, mul on endal ka kuskil see juhuslikult olemas, ma ei tea kus, ma ei hakka otsima, aga need laserdioodid, mis seal on üliväikesed, aga selle video järgi on too laseri klaas umbes või lääts umbes sama suur kui see patarei mul siin näpu vahel, et nii suured need kindlasti ei ole, sest valdavalt nendes mänguasjades on imepisikesed laserdioodid, mis sarnanevad, ma ei tea, CD-ROM-i ja ma ei tea, CD-mängija, üldiselt plaadimängijate laseritele, et need on suhteliselt väiksed ja ilmselt nii suurt klaasi sealt väga ei leia. Ja siis minu iPhone'i kaamerast põhimõtteliselt.
et ma saaksin teile näidata, mis nende maskide sees on. Siin on nüüd nüüd on see, et kas need on maskide sees või maskide peal. Tema videost rohkem tundub, et need on maskide peal, aga who's the judge of this? 2 erinevast kohast pärit maskid. Ma nummerdasin need ka ära, et oleks parem aru saada. Nii. Nüüd ma panen selle läätse siia kaamera ette. Et oleks parem. Nüüd tuleb väike 5-minute crafti tund põhimõtteliselt, on ju. Oleks võinud siis lihtsalt selle koha, ma ei tea, välja lõigata või midagi sellist nagu. Kui sa tahad nagu professionaalsemat videot teha, siis sa lõikad nagu siuksed kohad välja, sa nagu ei jäta seda nagu, et nagu ettevalmistust ei jäta sisse, et nagu ma teen nüüd seda või toda nagu. Ma kerin natuke edasi. Okei, vaatame. Nüüd ta siis hakkab vaatama seda. Nii, nüüd me näemegi seda karva, on ju. Mitte karva, seda kiudu, mis siin on. Võib-olla mõne jaoks ta tõesti näeb välja nagu mingi uss või mingi parasiit, on ju. Aga ta musta värvi. Ja nüüd tüüp teeb kohe teeb mingi järelduse, on ju. Mis nagu, ma ei tea, kust ta selle võtab, aga see on lihtsalt mingi oletus, on ju, aga tema jaoks on see nagu tõsivärk. Tundub alguses nagu juuksekarv, aga kui talle sooja õhku peale kui aus olla, siis juuksekarv on ilmselt 20 korda paksem kui see, mis siin pildi peal on. Tegelikult ilmselt võib-olla rohkemgi, sest need augud, mis siin on siin maski pinnal, need on suhteliselt väiksed ja juuksekarv on ikka vähemalt 10-20 korda suurem kui see on. Ja see on ikka imepisikene ja juuksekarvad üldiselt on võrdlemisi sirged, mitte sellised imeliku kujuga, mingid jumala sasipundar. See on lihtsalt mingi kiud kuskilt, aga vaatame, mis tal öelda veel on. Hingata. Siis ärkab ellu. Alguses nagu juuksekarv, aga kui talle sooja õhku peale hingata. Aga kui talle sooja õhku peale hingata, loomulikult, kui sa sellisele imepisikesele asjale nagu sooja õhku peale hingad, siis suure tõenäosusega see hakkab liikuma, sest ega nagu näha, siis ta on ainult pinna peal ja ega ta kinni ei ole otseselt väga kuskil, ta lihtsalt on seal pinna peal. Et noh, kui sa puhud, siis sa suure tõenäosusega võid isegi seal ära puhuda sealt pealt, kui sa piisavalt kõvasti puhud. Ja kuna nagu suust tulev õhk sisaldab ka mingil määral ikkagi vett, siis lisad sa niiskust ja see hakkab siis liikuma nii-öelda. Kuigi tegelikult ega ta elus ei ole selle pärast. Siis ärkab ellu. Mis mõttes ärkab ellu? Ei ärka ellu ju. Nii kui sa puhumise lõpetad, nii ta enam ei liigu. See ei ole ellu ärkamine, see on lihtsalt õhuvoolu tõttu liikumine. Muud midagi. Vau, tüüp puhub peale ja siis kui ta puhumise ära läheb, siis ta kõverdub tagasi. Iga kord, kui ta puhub, ta kõverdub suhteliselt ühtepidi ja siis kui ta lõpetab puhumise, siis kõverdub tagasi. Ma ise arvan, et nende näol on tegemist mingisuguste parasiitidega. Tema saab aru, et tema jaoks on need parasiidid, aga see ei tähenda, et nad kohe on parasiidid. Et nagu ei tasu nagu teha oletustest nagu järeldusi, et ei noh, ta liigub, järelikult on siis parasiit, Aga kiud ja asjad liiguvad täpselt samamoodi, kui sa nendele peale puhud, nii et mis asi nagu ütleb sulle, et ta on nüüd parasiit automaatselt, sest parasiidid üldiselt on kogu aeg elus ja nad liiguvad. Ja kui parasiit on ära surnud, siis ta enam ellu ei ärka üldiselt. Ja miks on need asjad meie näomaskide sees? Ja 2 erinevat maski, 2 erineva tootja kaup. Meil on siuksed asjad maskide sees. Pigem maskide peal kui maskide sees. Te panete endale need mähkmed ette ja No, tema on täpselt samasugune troll nagu kõik ülejäänud maskivastased. Te panete need mähkmed ette, on ju. Keegi TikTokis tegi mingi video, et poes jagatakse tasuta mähkmeid, on ju. Ja siis mingi naisterahvas, kellel oli väike laps, oli nagu, poes jagatakse tasuta mähkmeid, on ju. Ja siis
läks poodi ja siis tuli välja, et mähkmete asemel jagati tasuta maske, siis oli nagu saa valevorist, poes ei jagatud tasuta mähkmeid, seal jagati tasuta maske ainult. Nagu, come on. Ma ei saa aru, miks inimesed kutsuvad neid mähkmeteks. Saate nagu, kas te nagu aru saate, et neid teie arvates mähkmeid, neid ei saa isegi mähkmetena kasutada, sest need ei ima eriti midagi. Neid on arstid kasutanud aastaid ja aastaid ja aastaid, nii kauha, kuni need üldse eksisteerinud on ja teie nimetate neid mähkmeteks. Okei, järgmine kord, kui sa lähed, ma ei tea, hambaarsti juurde, siis võid hambaarstile öelda, et kuule, võta mähkmed eest ära, et sa võid mulle niisama, ma ei tea, aevastades lihtsalt, mul on suu nagu pärani lahti, siis kui sa aevastasid selle asemel, et sa jääb sul maski taha, sa lihtsalt aevastad mulle suhu. Või mingi, ma ei tea, higitilk tilgub nina otsast, siis kui ta sulle suhu vaatab, on ju, tilgub sulle suhu, on ju. Kas see on siis okei või? Või kui arstid teevad mingeid keerulisi operatsioone, et selle asemel, et mask ette panna, on ju, nad on lihtsalt ilma maskita ja siis, ma ei tea, aevastavad ja siis asjad lendavad lihtsalt sinu haava sisse või midagi sellist. Et nagu inimesed, kes ütlevad, et maskid on mähkmed, võivad lihtsalt mähkmed endale näkku panna, siis kui ma mõtlen päris mähkmed endale näo ette panna, kui tahavad. Ja mitte puhtad, vaid need sitased ikka, mis on nagu lapsel jalas olnud juba ühe korra. Need ei ole mähkmed, tehke endale kurat selgeks ükskord, kui raske see olla saab. Hingad neid asju endale sisse. Inimesed, tulge mõistusele, palun. Kas te arvate, et see asi on lihtsalt niisama siin või? Jah, see on täiesti juhuslikult seal. Ilmselt on tootmise ajal lihtsalt sattunud mingi taime, mingi asi sinna maski peale. So what, ei tee sulle mitte midagi. Nii, nüüd ma panen teise maski. Sa võiks maski ette panna endale. Jälle tükk tühja maad, mitte midagi, on ju. Ja nagu te näete, siin see väike tegelane ongi. Mis mõttes tegelane? Sa ei ole siiamaani teinud geenitesti, et tuvastada, et see oleks mingi parasiit nagu. Tee sellele kiule geenitest ja siis hakkame rääkima, et kas see on parasiit või ei ole. Või teed mingi muu testi, ma ei tea. Aga nagu tee test, kirjuta mingid paberid ja asjad ja siis võib-olla vaatame ja usume, et see on äkki mingi parasiit. Aga praeguse seisuga see ei ole parasiit. Sest nutikad inimesed erinevalt sinust on teinud juba mingid testid ja asjad ja välja selgitanud, et tegemist ei ole siiski mingi parasiidi ega mingi ussiga, vaid lihtsalt taimekiuga. Kui hingate talle sooja õhku peale, siis ta ärkab ellu. Järjekordselt, kui sa talle peale hingad, siis ta ei ärka ellu, vaid ta lihtsalt liigutab. Aga see, et asi liigub, ei ole elus asja tunnus, sellepärast, et kui sa peale puhud ja siis ta liikuma hakkab, siis põhimõtteliselt iga asi võib liikuma hakata ja nagu suured tuulegeneraatorid ka, tuul puhub peale ja liikuvad, aga me ei ütle, et nad elus on. Ei taha mõeldagi nende inimeste peale, kes käivad päevast päeva need mähkmed näo ees ja hingavad neid asju endale sisse. Ma ei tea, arstid kasutavad neid päevast päeva ja kellegagi pole mitte midagi juhtunud, nii et põhimõtteliselt see tüüp lihtsalt solvab arste, kes kannavad maske, kes on kasnud neid enne koroonat, on ju, ja ilmselt kannavad ka peale koroonat ja kannavad praegu, nagu see on nagu üks esmaseid nagu kaitsevahendeid nendel ja siis nagu ja siis mingid trollid lihtsalt nimetavad neid mähkmeteks nagu häbi olgu, häbi võiks olla teil lihtsalt. Sest tundub, et nende elluäratamiseks on vaja seda inimese kehasoojust ja ka inimese kehasoojust, ma arvan, et su tuba on soojem kui su kehasoojus praegu võib-olla. Ja kui nende, ma ei tea, elluäratamiseks on vaja lihtsalt mingit õhuniiskust ja soojust, siis miks sa puhud nende peale? Nagu ainuke viis, kuidas nad nagu liikuma hakkavad, on siis, kui sa puhud nende peale. niiskust.
palun inimesed, võtke mõistus pähe. Võtke need mähkmed endale eest ära. Ja ärge pange neid ette. Te hingate neid asju endale sisse. Neid parasiite või niite või ma ei kujuta ette hästi, mis asi see on. Ja nüüd siis tüüp ütleb, et ma ei tea, mis asi see on. Alguses sa nagu raiud et see on kindlasti parasiit. See on mingi uss, mingi parasiit, mingi asi ärkab ellu ja nüüd on nagu, et ei no ma ei tea, et see on mingi parasiit, mingi uss, mingi kiud, mingi asi, on ju, ma täpselt ei tea, on ju, aga ta ärkab ellu. Ma ei ole näinud, et niidirullile peale hingates niidirull lihtsalt kasvatab jalad ja käed külge ja siis ärkab ellu ja siis hakkab rääkima suga, et noh, et kuidas läheb, on ju, et kas õmbleme ka täna midagi või? Jesus Christ, noh. Aga see pole midagi head ja ilusat kindlasti. Aga samas see on täiesti süütu. Meie toad ja ruumid on täis tolmu, me hingame tolmu kogu aeg sisse. Selline mingi taimekiud kevadel asjad tolmlevad, hingame kogu aeg sisse, kellegagi mitte midagi ei juhtu. Okei, nendel, kellel on õietolmu vastu allergia ja üldse heinaallergia, nendel on muidugi kehvemini. Need, nendel võib see natukene probleeme valmistada, aga üldiselt enamusel inimesel ei ole see mingi probleem. Ja parasiidid kohe kindlasti ei ole. Tavakaameraga ei näe seda asja, mis selle maski peal on. Sellepärast ma panin selle noole siia juurde, et oleks näha, kus kohas nad täpselt paiknevad. Need on ilmselt üle terve maski. Üles sellest jamast ükskord ometigi. Ja võtke need mähkmed enda nina eest ära. Ise panid need mähkmed endale nina, et ma olen enam kui kindel, et kui sa poodi lähed, siis sa paned selle maski endale nagu nii ette tagasi, nii et silm ka ei pilgu, nii et nagu mingi väide, et see on mingi uss või parasiit, see on mingi bullshit lihtsalt. Sellepärast, et on olemas TTÜ teadlane selgitab, mis mustad vingerdajad ühekordsete maski sees päriselt on. Ja siis kuidas teha kindlaks, et millega on tegu. Siin on kirjas, et meetodeid on mitmest. Alustama peaks alati mikroskoobist ja vaatama seda leidu, aga väga suure suurendusega umbes 1000 korda. Tema võttis mingi heal juhul 100 korda. Et lisaks üldisele kujule püüda identifitseerida vingerdava peenstruktuure, antud ühe olukorras saab juba valgusmikroskoobi all aimu, et kuju ja läbimõõtu arvestades võiks olla tegemist puuvillakiuga. Hahaa, puuvill, täiesti ohutu, meie padjad sisaldavad seda, nii et võtke oma padi ette ja kui te näete selliseid puuvillane padi ja kui te näete samasuguseid asju, siis suure tõenäosusega see on lihtsalt puuvillakiud, muud midagi. Nagu me näeme, siis ülal on 32-kordse suurendusega, kui me vaatasime toda eelmist pilti, toda videot, siis ma arvan ka, et seal oli heal juhul mingi 20-30-kordne suurendus kõige rohkem, aga all on suisa 1000-kordse suurendusega pilt. Nagu me näeme seda struktuuri paremini, siis nagu see näeb välja nagu täiesti tavaline kiud on ju, siin ei ole ühtegi nagu mingit sellist rakustruktuuri, mis ütleks, et tegemist on nagu mingi elus asjaga. Fiibedifraktsiooni eksperimendi, mis annab infot selle materjali kristallse struktuuri kohta. Ja kas saab olla kindel, et need ei ole ussid? Saab küll olla kindel, kohe päris kindlasti saab kindel olla. Ma veetsin eile ligi 12 tundi 3 erineva mikroskoobi ja röntgendifraktomeetri taga, et kindlaks teha, mis kiududega tegu on. Need ei ole ussid. Nii et jah, inimesed on võtnud vaevaks uurida neid ja selgeks kindlaks teha, et millega tegu on ja tuleb välja,
et need ei ole mingid ussid, need ei ole mingid parasiidid, need on lihtsalt mingid kiud. Siin on mingi muu asi ka. Videol on näha taimselt päritolu kiud, mis teevad naljakaid vigureid, kui neile peale hingata, seda nimetatakse hüdreerimiseks ehk need kiud imavad natukene niiskust sisse. Siin on kirjas, kuidas need maski sisse satuvad, mis juhtub meie tervisega. Igas hingetõmbas, mida me teeme siseruumides, on tolmukübemeid kordades rohkem kui neid tselluloosi uisse. Terves maskis oma eksperimendi ettevalmistamisel leidsin ma keskmiselt vaid 2-3 sellist imepisikest silmaga vaevu nähtavat kiudu iga maski seest. Nii et jah, püüdke vaadata päikesesel päeval siseruumi õhustikku ja märkate, et selle ühes hingetõmbes on sarnaseid osakesi ilmselt 10, kui mitte 100. Nii et jah. Siin on kirjutatud, et miks need liiguvad ja kuju muudavad, kui need ussid ei ole. Tselluloos koosneb ühest ainest, molekulidest. Tselluloosi näol on tegemist polüooniga, mis on kiulise struktuuriga. Polüoon tähendab seda, et molekulil on rohkelt hüdroksüürrühmasid, suhkrud on keemilises mõttes alkoholid, tselluloos on aga nende alkoholide polümer. Need hüdroksüülid on põhjuseks, miks taimsetest kiududest valmistatud materjalid märguvad. Need samad hüdroksüülrühmad moodustavad keskkonda sattunud veemolekulidega vesiniksidemeid ning nendel veemolekulidel meeldib selle materjaliga hängida. Tselluloos on seega hüdroskoopne ehk teisiti mõttes tõmbab vett ligi ja sellepärast ta muudab ka oma kuju. Ja siin on väga põhjalikult kirjutatud ja selgeks tehtud, et tegemist ei ole siiski ussidega, nii et kõik inimesed võivad rahulikult endale maski ette panna, kui poodi lähevad ja ei pea kartma, et maski seest mingi uss talle ninna läheb või suhu läheb ja kõik on täiesti okei. Nii et inimesed, kes ilmselt Facebookis ja igal pool hakkab neid videosid kindlasti veel tekkima, kui inimesed näevad neid ja siis nad testivad ise ja siis nad saavad sama tulemuse ja siis on kohe, et oi, need on mingid parasiidid, ussid, et mina maski ei kanna ja mida kõike veel ja kuigi on nagu selgeks tehtud, et tegemist ei ole mingite ussidega ega mingite parasiitidega. Keegi ikka vaidleb vastu, aga vasturääkijaid ikka on, aga arvestades seda, et kiud võivad olla absoluutselt ükskõik millise kujuga, kas keerdus, sirged, ükskõik millised, siis nagu milleks nagu vaielda, on ju. Ega kõik kiud ei ole täpselt 100% ühesugused, nii et nagu ma ei tea. Aga loodame, et inimesed saavad natuke rahulikumalt hingata nüüd ja kannavad maski edasi, nii kaua, kuni meil see koroonapandeemia siin veel jätkub. Eestis olukord natuke paraneb. Eks nüüd siis 7 päeva pärast näeme, kas meie neid piiranguid leevendatakse või jäävad piirangud samaks. Ilmselt piiranguid karmistama veel ei hakata, sest nüüd, kus inimesed vaktsineerivad, peaks suure tõenäosusega see koroona haigete number järjest vähenema ja tulemus peaks ainult paremaks minema. Muidugi terve hulk inimesi on ka selliseid, kes on, et nemad ei vaktsineeri lihtsalt sellepärast, et kas nad ei taha või ei julge või on lihtsalt mingid suvalised, ma ei tea, põhjendused, et ma ei tea, et kui nad nüüd vaktsineerivad, siis nad surevad ära automaatselt.
mõned üksikud inimesed on olnud, see on ilmselt kokkusattumus, et peale vaktsineerimist on tervisega midagi juhtunud ja siis inimene on ära surnud. Aga noh, kohe kindlasti ei saa öelda, et kõik, kes vaktsineerima lähevad, kõik surevad ära, sest olgem ausad, praegu vaktsineeritakse nagu riskigrupi inimesi ja enamus nendest on nagu täie tervise juures, kellegagi nagu väga midagi juhtunud ei ole. Jah, tõsi, mõnedel juhtub, et ma ei tea, käsi valutab natukene aega või tekib peavalu või palavik või mingi muu valu kuskil kehas, aga see läheb mõne päevaga üle. Nii et kõigil, kellel võimalik, soovitan vaktsineerida. Vaktsiini on päris mitu erinevat. Venelased vist ootavad nüüd seda Sputnikut jätkuvalt. Aga ülejäänud teevad mingid Pfizeriga ja mingite muude vaktsiinidega. Nii et loodame, et asi paraneb. Aga pole vist palju magada saan. Aga jah, ma arvan, et sellest piisab, et inimesi natuke rahustada, vähemalt sellest artiklist. Et ärge muretsege, usse ei ole teie maskide sees, mingeid parasiite ka ei ole. Need on täiesti tavalised kivud, taimset laadi, mis ei tee teie tervisele mitte midagi, sellepärast et teie ümbritsevas õhus on neid kivudusid ilmselt rohkem kui siin maski peal, nii et muretsemiseks pole põhjust, paanikaks pole ka põhjust. Kandke maski, olge terved ja kohtume järgmisel korral. Tšau!